on sügis, aastaringi 3. aastaaeg. Sügisilmad ei ole enam soojad nagu suvel. Suvekleitide ja rannariiete aeg on nüüd möödas. Selga peab panema hoopis jope ja jalga ka kummikud, sest sügisel sajab tihti vihma. Enam ei ole nii palju rohelust ega päikest, nagu oli suvel. Sügisilmad on rohelised lehed ära värvinud. Need on nüüd hoopis kollase-punase kirjud. Ka päike käib nüüd madalamalt. Õhtud ja hommikud on järjest pimedamad ja toas peab jälle tuld põlema panema. Sügistuuled on lehti puude ja põõsast otsast maha puhunud, nii et tee ei paista kohati lehtede alt enam välja. Peenratel ei ole enam õitsevaid lilli ja ka marjahooaeg hakkab selleks aastaks läbi saama. Suvi oli tõesti mõnus ja me jääme seda igatsema. Aga sügis ei ole vaid vihm ja tuul, pori ja külmad ilmad. Sügis on tegelikult väga ilus aastaaeg. Sügis kingib meile palju värve. See on kõige värvilisem aastaaeg. Lehtpuud on kaunites värvilistes kleitides, mis päikesepaiste ja tuulte käest tantsivad ja keerutavad. Pargis langenud lehti on nii vahva õhku visata ja pärast mõned neist koju kaasa koljata. Värvilistest lehtedest saab teha väga ilusaid meisterdusi. Kui hoolega vaatad, võid taevas märgata lindude parvi, kes soojale maale teel on. Lehvita neile, nad tulevad kevadel tagasi. Metsaalustes leiab erinevaid seeni, mida koos perega korjama minna. Rabadest ja soodest leiab pohla ja jõhvika marju ja pihlapuult punetavaid pihlakaid. Kõikidest neist saab teha maitsvaid toite ja hoidiseid. Hoidiseid saab teha ka suve lõpul valminud aiasaadustest, näiteks kõrvitsatest, tomatitest, kurkidest ja õuntest. Nii saab toitu talveks purkides säilitada ja seda jätkub pikaks ajaks. Õuna ja pirnipuud on täis maitsvaid küpseid vilju, mis kogu aeg puu alla maha potsatavad. Kodus on tunda õunakoogi lõhna ja pliidil podiseb õunamoos. Vanaisa lõhub aias küttepuid, et külmade ilmade saabudes saaks toad soojaks kütta. Ja vanaema koob juba usinasti villaseid sokke ja käpikuid, sest ega taligi taeva jää. Mina aga rõõmustan oma uute kummikute üle. Võtan värvilise vihmavarju kaasa ja lähen porilompi hüppama. Pärast tulen tuppa õunakooki sööma ja kui jahe hakkab, paneb isa kindlasti ka ahju kütte. Tere sügis!